Hi. Are you high or just said hi? Hi. Are you high? Jou Juhan. Just nii, see on minu nimi. I sent a line. What is that? What's going on? Okay, thank you. Mis teed? Maali laiv vaikselt. Töötan selle maali kallal edasi. Vaatame, kuhu jõuame. Et siin ma tulen natuke eest ära, siis on rohkem näha ka. Vaatab, saab kaadri ka paremaks. Statiivi ei ole võimalik tahapoole panna. Krutin natukene allapoole, siis on Donald Trump kaadrist väljas. Fookus rohkem siin. Ma mõtlesin, et Bellaris. Ei ole Bellaris. Et täiesti oma stuudios. Aga noh, see näeb välja aegalt nagu peldik, et kui ei tea, et see on just maali stuudio, et väga mööda ei ole. No nii, mis sa mökerdad? Kuule, maalin ühte sigamaali nurka, et näe, selline. Miks sa teed neid pilte? Siis ma saan näitusele mõne uue juurde panna. Kui mõni eelmine on ära ostetud, siis saab järgmise panna asemele. Et kui see valmis saab, siis see läheb ka galeriisse ülesse. Kuna sa maja müüki paned, sinna saaks teha arenduse. Ma ei pane midagi müüki, ma arendan ise oma soodu. Ainuke asi, mida osta saab, on maal või joonistus või graafiline leht. Või siis puunikerdus. Et valikut on peale maja ostmise veel teisigi. Aga vaata KV-sse või mis tahes kinnisvaraportaali. Isegi Facebooki gruppides on kinnisvara otse omanikult, et ma arvan, et sealt sa leiad endale sobiva pakkumise küll ja veel. Seal proovinud asju müüa. Mis tähendab seal? Siga on seal. Näe, maali üleval servas. Siga maali ülemises servas. Kus kohas on seal? Seal on hinnad päris korralikud. Seal peab vist päris kunstnik olema ka. Kus kohas peab olema päris kunstnik? Kes on päris kunstnik? Ma olengi päris kunstnik. Ma tegelen 22 aastat maalimise ja joonistamisega. Ja ma olen käinud kunstikeskkoolis ja lõpetanud ka Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse kraadiga. Nii et päris kunstnik ma olen nagu igal juhul. Ma ei tea, ma ei tunne galeriide vastu erilist huvi. Mul on oma galerii olemas. Ma asutasin ise enda galerii. Et mul ei ole teiste galeriisid vaja. Aga no eks galerii teenust, galerii on lihtsalt tavaline, põhimõtteliselt nagu maakleri teenus. Ütleme, nagu kinnisvaras on maakleri teenus, siis kunstis on galerii teenus. Et galerist on põhimõtteliselt kunstimaakler, ongi kõik, kogu lugu. Nad on enam-vähem samasugused tegelased kui kinnisvaramaaklerid, ainult et kunsti valdkonnas. Ja siis seal on mingisugused näitused ja värgid, aga nagu ma olen neid kasutanud ka, aga ei tunne vaimustust galeriide teenuse vastu. Väga lahe siis. Sa oled ikka väga tubli. 22 aastat on pikk aeg. Aitäh. Tegelikult ma lapsena tegin ka mingeid asju, aga seda aega ma juurde ei arvesta. Et see nagu päris arvesse ei lähe. Et kui ma teismelisena joonistasin kuskile kooli seina peale mingisugust kriitikat mitte kannatavaid asju. Et pigem ma arvestan seda aega, kui ma teen midagi normaalsemat, nagu näiteks see.
et see veel valmis ei ole, et eks mul selliseid töid, mis ei ole valmis, neid on sadade kaupa tegelikult, mis on mingis erinevas seisundis, et siis ma võtan mõne välja ja teen jälle midagi edasi. Laivimaaliga oli sama lugu, et ta oma soodu valmib. Ja mingi hetk ma panen ta ülesse. Koolis sodisid, siis kõik teadsid, kes tegi, sest noksidel olid sarvedega kiivrid peas. Kusjuures ma ei jäänud koolis mitte kordagi millegi sodimisega vahele. Mitte ühtegi korda. Aga ma ei olnud ainukene, kes sodis. Ja siis sarvedega kiivriga noksi ma ei joonistanud kooli seina peale mitte kordagi. Et tavaliselt ma sokerdasin midagi muud. Nagunii lähevad tööd hinda peale surma. See on kuidas kunagi. Kui sind eluajal keegi ei tunne, siis peale surma ei tunne ka. Et täiesti oleneb. Et kui sa eluajal oled tuntud, siis võib-olla tõesti. Aga lihtsalt surm ise ei ole tegur. Et ta on tegur ainult tuntuse puhul. Et täiesti oleneb. Kindlasti on väga palju inimesi, kes on maalimise ja joonistamisega tegelenud ja lihtsalt ära surnud ja siis sugulased on pärast joonistused oma kappi pannud või halvimal juhul lihtsalt ära pisanud. Et nagu tavaks on, et surnud inimese kodu tehakse tühjaks ja sisu veetakse sealt, mis seal on, kõik veetakse prügimäele ära ja peale surma ei avasta keegi mitte midagi, kui sind eluajal ei tunta. Palju maksab? Mis asi? See maal või? See pole valmiski veel. Pilt on äge, aitäh. Juuksed allpool vööd. Õige, jaa. Et mul on juuksed on püksis peidus. Pilt on äge või maal see tähendab. Palju maksab. Oleneb suurusest. Ma selle maali hinda välja arvutanud ei ole. Aga ma arvan umbes pindala järgi, et ta on kusagil 3200 euro kandis. Aga kui ma ära mõõdan ja ruutsentimeetrite arvu kokku löön, siis ma saan täpselt teada, kuna ta on ligilähedane ruutmeetrile suhteliselt. Et 1 ruutsentimeeter on 32 senti, siis 1 ruutmeeter on täpselt 3200. Ma võin siin välja ka arvutada tegelikult. Ma pean mõõdulindi võtma ja siis saab arvutada. Aga kui mingi maali vastu on konkreetne huvi, siis võib mulle kirjutada sotsiaalmeedia postkasti konkreetse pildi kohta, konkreetse soovi. Et siis ma saan mõõdud öelda ja öelda ka konkreetse hinna, mis antud asjal on. Antud juhul, kuna see ei ole valmis, siis seda ma ei ole praegu arvutanud ja ma ei hakka seda praegu mõõtma ka. Homme sildi maalimise live galeriis. Ma ei tea, ma lähen silti ja hakkan maalima päevasel ajal, nii et ma ei tea, kas ma teen seda. Aga sildi maalimisel ma ei maali järjest. Et ma teen vahepeal ainult mingi osa ja siis liigun ringi, et see ei ole nagu laiviks sobilik teema või laivi tegemine ei ole reaalne seal juures eriti. Siin ma istun ühe koha peal, siin mul on üks maal. Ja siin ma tegelengi ainult sellega, et see sobib nagu laivi konteksti palju paremini kui mingisugune mööda aeda ringi jooksmine. Sest galeriis, väljaspool galeriipäeva ma jooksen lihtsalt igal pool erinevate tegevuste vahel ringi.
ma ei usu, et sildi maalimine väga huvitav ka oleks. Aga sildi maalimisest võib teha videoklippidest kokku panna ja siis läheb tavalise videona ülesse. Paneme sildi ülesse ka ja tähendab, seda ei saa samal päeval teha, aga siis mitme päeva klippidest saab ühe video kokku panna. Et siis sildi tegemine võib lihtsalt tavaliselt videosse minna. Tead, et mu ämblik sügab oma kanni praegu. Diana, sinu kommentaar on natuke tsenseeritud, et see paistab ülinapilt välja. Aga millalgi teeme ämbliku maali laivi ka. Ja minul paistab umbes veerand heledusega. Et teeme millalgi ämbliku maalist ka laivi või? Kas järgmine või ülejärgmine maal? Mul on igasuguste loomade maale ja joonistusi, aga ämblikust veel ei ole, et siis peaks ämbliku tegema. Mingeid sisalikke ja selliseid tegelusi mul on maalides olemas. Ma ei mäleta, et mul ühtegi ämblikku oleks. Võib-olla mingi väike kuskil nurgas on, aga see ei ole nagu tsentraalne tegelane maalil, siis sellist nagu ei ole. Tee pärast mingi 30 sekk kritseldus. Milline sinu arust ämblik võiks olla? Ma ei tea, kas laivis saab mingit kritseldust teha. Et ma peaks mingi väikse aluse võtma ja seda ei saa laivis näidata. Aga ma pigem teeks siis võib-olla mingisuguse, ma valmistan mingi maali ette, mis on enam-vähem sarnases mõõdus, võib-olla natuke väiksem ja siis hakkan selle peale ämbliku tegema. Hästi suure ja parvase. Kui ma peaks ämbliku joonistama, siis mul siin praegu on ainult maalitarbed, et mul ei ole joonistustarbeid siin. Sul mõni siga on täiesti multikas, hobused on reaalsed, veits confusing, et milline ämblik siis on. Ja ma võin reaalse sea ka teha, aga see ei ole nii huvitav. Palju huvitavam on, kui ma panen mingi reaalse ja ebareaalse tegelase kokku. Et teen mingisuguse oma mingi miksi asjadest. Et see oleks palju põnevam. Näu. Diana, kas sa oled kass või? Miks sa sussu lehitada ei aita? Mis asi on sussu? Ma ei saa küsimusest aru nagu. Mul on maali laiv praegu. Ma töötan uue maali kallal. Susanna või? Susanna ise ütleb, kui on vaja abi millegi juures. Ma aitan teda siis, kui tal vaja on. Kui tal vaja ei ole, siis ma teda ei aita. Et ma tegelen aeg-ajalt oma asjadega ka. Aga kui tal abi vaja on, siis ta küsib. Ja siis ma lähen talle appi. Et ma iga kord ei ole. Eile oli naljakas, Susanna lõpuks sai aru, kes ma olen, kuigi mitu korda juba ta laive vaadanud. No ega jah. Laivi vaatajatest on väga raske aru saada, kes nad on. See pilt siin nurgas on mikroskoopiline, aga ja sama nimega inimesi on ka mitu tükki, et ei pruugi ära tunda, kellega tegu on kohe. Ma kommenteerisin ka palju ja nii edasi. Okei. Sellepärast siis Susannal ongi töö tegemata. Et ta pidi kogu aeg sinu kommentaaridele vastama. Tegin nalja. Mis nalja teed? Aeg-ajalt ma vastan mõnele kommentaarile mõne naljaga. Eks need jooksvalt tulevad. Sõltub asjadest. Praegu on maali laiv. Ilus kunst, aitäh. Seda jooksvalt paremaks läheb. Iga kord edasi.
lõhnab nagu valimislubadused. Pintsli pessu panema ja saab tänaseks otsad kokku tõmmata. Kõige parem jook ei ole, et see sobib pintslipesuks paremini. Pilk meenutab Kelly Sildaru veits. Ainult isa naljad, dad jokes ja mõned küll. Või brösti ka. Aga seda siis juba järgmises laivis. Nii et järgmises laivis teeme nalja edasi. Seekord tänaseks paneme otsad kokku. Ja tšau. Järgmises laivis näeme.